Kollases kostüümis mees on lugematutelt lehefotodelt tuttav Neeme Lall. Kus toimub Keskerakonna meeleavaldus, seal on kohal ka tema. Olgu selleks Keskerakonna meeleavaldused majandusministeeriumi ja valitsushoone ees, Toompea ründamine või keskerakondlase Max Kauri korraldatud kasiinovastased üritused. Silmapaistvas kostüümis hallipäisel Lallil on seal alati kandev roll. Tekib küsimus, kes ta on ja millega ta meeleavaldustest vabal ajal tegeleb. Neeme Lall ise kirjeldab ennast peost suhu elava vabakutselise kunstnikuna. Mind huvitab esoteerika. Mind huvitab, mis on vormide taga. Kust tulevad mõtted, lähtuvad kõik need asjad, mis jooksevad vereliinisi pidi, eks. Ja sellepärast, et kogu see Keskerakonna fenomen on ju kõigile meile avali. Selles vanalinna majas siin on kunstnik Neeme Lalli kasutuses 2 Tallinna linnale kuuluvat korterit. Kokku on pinda siin 225 ruutmeetrit. Siin ma olen olnud nüüd siis 10 aastat ja peale natukene. Aga nüüd läheb huvitavaks. Oma päringule saime kesklinna linnaosa valitsusest vastuseks, et juba 5 aastat kasutab Neeme Lall 126 ruutmeetrist elupinda seadusliku aluseta ja senti küüri maksmata. Kuidas on see võimalik, et juba aastaid saab ebaseaduslikult keegi kasutada Tallinna linnale kuuluvat eluruumi? Vastuse saamiseks pöördume kesklinna valitsusse. Esiteks tegu ikka kunstnikuga, inimesega, kes ei tegele äriga selle otseses mõttes, kes ei pea pubi või mingi restorani, aga ikkagi see on kunstiinimene ja ta joonistab ja loob midagi ja üritab nagu ellu jääda. Aga loomulikult viimasel ajal situatsioon läks eriti teravaks ja kui rendileping lõppes 2008. aastal, siis 2009. aastal avastasime, et härra Lell jätkuvalt kasutab seda ruumi ja ainukene võimalus seda ruumi vabastada tänaseks ongi ainult kohtuteel, aga selle aja jooksul me oleme talle mitu korda ettekirjutusi teinud, mitu korda palunud teda suht viisakalt nagu, et seda ruumi vabastada. Kahjuks ta ei reageeri ja tänaseks ongi ainult üks võimalus jäänud. Kuhu ma staffi panen? Neeme Lall tunnistab, et kasutab ruume ebaseaduslikult ja põhjendab oma teguviisi järgmiselt. Ma olen skvottinud neid ruume. Need on need kurat vanal Inglismaal ja Prantsusmaal, Lääne-Euroopas, igal pool, eks, on seda kasutanud jõuliselt, mitte hipiajastust saadik, vaid seda kasutati juba sajandi alguses saadik, see on Inglise seadustes sees, kurat, 17. sajandist, eks. Kohtutäitur võib tulla, eks, asjad võivad väga teravaks minna, aga kuni selleni, kui tuleb täitev ameti mingisugust mustades uniformides mehed tulevad veoautodega ja hakkavad veoautosse, hakkavad tassima kunstniku staffi, et see prügimäele siis viia, eks ju. Selleni läheb lihtsalt aeg. Kui juhtub Neeme Lallile kõige hirmsam ja ta ruumidest välja tõstetakse, siis kas ta veel Keskerakonna laulu ka laulab? Et panna niisuguste asjadega nagu silmitsi, eks ju. Et kas laulad, eks ju. Vägisi meenub vanarahva tõdemus, kelle leiba sööd, selle laulu laulad. Kas see tõdemus ka selle loo lõpetuseks sobib? Otsustage teie.